Olen uue elukooli õpetaja ja räägin nüüd teile inimese valikuvabadustest ja kõige kõrgema Jumala elu enese seadusest, mis ta on seadustanud vaimse õige edasiarenguks, kogu loodu vaimselt õigeks edasiarenguks. Sellest seadusest lähtudest mõistame me, et meile on antud kõikides meie elusituatsioonides, olukordades alati valida hea ja kurja ehk õigete arusaamade ning vale arusaamade vahel. Ehk piltlikult öeldes annab Jumal meile kõigile valida oma elutee, mida mööda edasi minna. Ja samas määrab ka meie elutee valiku alati Jumal. Meie iseeneste alateadvuses vastavalt meie igahe vaimsele arengu tasemele selle hetke seisule. Ja Jumal määrab meile alati sellise elutee, nagu meil on parajasti vajalik, mida me suudame läbida. See tõestab omakorda, et me oleme alati üks kõige kõrgema Jumalaga, see tähendab elu enesega, kelle väljendus lapsed ehk loodu me kõik siin maailmas ka oleme. Ja et me oleme kõik määratud tema poolt läbi oma elu ja tegemiste igalt poolt õppides pidevalt täiustama õigete arusaamiste poolest. Mis tähendab, et ka meie elutee valiku teeme alati tegelikult üheskoos, nii Jumal kui meie ainus ja igavene elu, kui ka meie ise. Ja iga kord teeme me selle valiku vastavalt meie vaimse arengu hetke seisule alati parima. Jumal valib meie eest, meie valime ühes Jumalaga, oma ainsa igavese eluga. Ja selle me valikut teeme alati üheskoos, kogu aeg mööda seda eluteest liikudes ja Jumal annab meile kogu aeg parimad olukorrad õppimiseks täiuslikkuse poole. Seda tähendabki üks tema seadusest, mille läbi Jumal ütleb, et ta paadutab, kelle tahab ja annab karmu, kellele tahab. Ja Jumal paadutabki inimese selleks, et teda lüüa ja lööb selleks, et ravida. Sest Jumal lööb ja ravib ja peksab igat poega selleks, et teda läbi elusituatsioonide õpetada ja seeläbi vastu võtta oma täiuslikkusesse. Mida siis tegelikult tähendab see Jumala nõnda nimetatud paadutamine, mille alusel ta tahab inimest lüüa, et teda seejärel terveks ravida. Ja see tähendabki seda, et kuna iga inimene on ekslik, et me olemegi kõik sündinud sellesse maailmasse üksnes selle jaoks, et igaüks omal ajal tulla tõe Jumala teele õppima ja et mööda seda tõeteed liikudes pidevalt täiustada õigete arusaamiste poolest. Mööda seda teed me saame aga liikuda üksnes ühes tõe ja tarkuse Jumalaga. Seda sellepärast, et see on tema tee, kes üksnes on tark ja täiuslik ja kes ka üksnes toob sellele teele kõik need, kes oma mõistuse küpsuse tõttu on võimelised seda teed mööda ka edukalt edasi liikuma, käima. See tähendab, kes on võimelised kandma elu raskusi, mis vastavad tõe tee nõuetele. Ja sellist inimest saabki Jumal ära paadutada. See tähendab sundida tegema teda vigu ja seejärel, et teda ravida ja lüüa ravimiseks mõnest vale arusaamast, et nõnda lüües ja ravides puhastada lõpuks inimese mõistus puhtaks kõikidest valearusaamadest sõltuvustest, teha ta täiuslikuks nõnda samuti, kui tarkuse tõi Jumal. Tema seadus on tark ja täiuslik. Selline ongi Jumala näo järgi inimene, tema loomuse iseloomuga, täiuslikult mõistes elu seadust, reegleid ja seetõttu neid ka alati igas olukorras järgib ning loomulikult ka pidevalt tahtlik sellele tõeteele juhatama kõiki neid inimesi, kes aga selleks iganes oma soovi avaldavad. Ja Jumal õnnistab lahket andeed sellepärast,
et tema on tõepoolest küll kõikide, kuid eelkõige siiski Jumala tahte teostajate õnnistegija. Miks siis Jumal õnnistab lahket andjat ja lõikus vastab alati külvile? Selleks, et sellest Jumala tõotusest õigesti aru saada, selle jaoks peame loomulikult ka õigesti aru saama elukorraldustest, mis on kõige kõrgema Jumala. See tähendab elu enese poolt määratud kõigele loodule täitmiseks, järgimiseks. Ja kui me oleme mõistnud, et elame kõik selles maailmas üksnes selleks, et pidevalt õppides vaimselt õigesti edasi areneda, et targemaks saada eluseaduse reeglite tundmises, siis me teame, et meie püha kohus on neid teadmisi seejärel ka edastada kõikidele soovijatele, kes on avaldanud seda oma tahet oma endisest valearusaamade sõltuvuses elust loobuma, et seeläbi hakata õppima õigesti tundma Jumalat, tema seadust, reegleid. Kuna see vaimselt õige edasiarengu seadus inimmõistuse pidevaks täiustamiseks tõelise tarkusega on kõige kõrgema Jumala poolt seatud meie kõikide jaoks ülimuslikuks, millele on tõepoolest allutatud abivahenditena kõik ülejäänud seadused, reeglid, siis sellest lähtudes me ka mõistame, miks Jumal õnnistabki alati selle õige õpetuse edastajat kõige vajaminevaga, selleks, et ta saaks seda tööd teha. Sellepärast, et Jumala ainus tahe ongi järk-järgult andes kõikidele õpetuse vastavalt igaühe vaimse arengu hetke seisule, tuua lõpuks kõik inimesed tõetunnetusele, millega kaasnevad alati kõiged arusaamised kõikide oma elu ja olukordade suhtes. Ja kuna kõige kõrgem Jumal on tõepoolest elu ise, kelle väljendus ehk lapsed me siin maailmas ka kõik oleme, ja sellepärast, et tema on alati oma tahte siin maailmas teostanud läbi inimeste, kelle ta selleks on ka vastavalt parajasti inimkonnale vajaminevale õppeprogrammile välja koolitanud. Selle tõttu on ka otse loomulik, et tema õnnistab, stimuleerib kõigepealt oma töö tegijaid, see tähendab lahkeid andjaid, kes külvavad tõe Jumala õpetust arusaajate inimeste hingemaasse ehk mõistusesse ja Jumala poolt arusaajaks ettevalmistatud inimeste hingemaad nimetataksegi heaks pinnaseks, millest hakkab läbi regulaarselt õige õpetusega kastmise ja sellesamaga valearusaamade otse kui umbrohu väljajuurimise tagajärjel välja kujunema eluseadusest, reeglitest täiuslikult õigesti arusaav, mõistev inimene. See ongi inimene, kes on omandanud tarkuse tõe Jumala palge ehk tema loomuse iseloomu. Ja seetõttu on ka otse loomulik, et mida ja kui palju keegi külvab, kas siis head või halba, siis sedasama ta ka alati topelt lõikab. Ja kõik, mida inimene iganes, kas külvab või lõikab, seda kõike teeb ta kõigepealt iseendale ja samas ka teistele. Kas siis õnnistuseks, head külvates nii iseenesele kui teistele, või siis nuhtluseks ja hinge üle elamisteks nii iseenesele kui ka teistele, vastavalt igaühe tunnistustele oma elu ja tegemistele. Kõige kõrgema Jumala palge ees, kus me kõik tema looduna alati viibime.